Me hakkame rääkima sellest tõepoolest, et kas te olete vahel selle peale mõelnud, et majanduslangus ei pruugigi olla üdini halbasi, vastupidi, see võib olla ka mõnes mõttes hea, sest see loob uusi võimalusi, paneb puhuma uued tuuled. Ja kuidas majanduslanguse ajal edukas olla, seda teab majanduskonsultant Roger Harrop. Tere hommikust ja tere tulemast televisiooni. Good morning. Ja tere hommikust meie tõlk Karin Keertomassa. Roger, kui teil on mõni selline rusikareegel, kuidas majanduslanguse ajal edukas olla, siis palun öelge see kohe ära ja me saame ülejäänud intervjuu ajal lihtsalt chillida. So Roger, if you have a good rule of thumb, how to be successful during the recession, can you just tell us that out front and then you can just relax for the rest of the interview? Three things, Thomas, I think. Kolm asja on olulist, Number one, ma arvan. you've got to believe. Kõigepealt on see, et sul peab olema usku, sa pead uskuma oma tootesse ja oma ettevõttesse. Sest selline entusiasm on just see, mis nakkab. Teiseks te peate tegema ära kõik tausta uuringud, sest on piisavalt palju turge veel alles ka majanduslanguse jooksul, kellel on raha, mida nad saavad kulutada. Kolmandaks, te peaksite olema järjekindel, sest see võtab aega. Tavaliselt inimesed ütlevad ei 9 korda enne, kui nad ütlevad jah. Võib-olla isegi kauem majanduslanguse jooksul. Ja te peate lihtsalt uskuma ja jääma endale kindlaks. Teil on päris palju häid nõuandeid. Üks neist on see, et peaks vaatama oma äri nagu helikopteri pealt, et siis näeb nagu seda suurt pilti või mida te täpselt sellega silmas peate, et ei peaks keskenduma liiga palju pisiasjadele. So you have some good advice. You say that you should look at your business as if you were on a helicopter, so you look at the big picture. So what exactly do you have in mind? Well, I believe business is really simple. Ma usun, et ettevõtlus on tegelikult väga lihtne asi. Meie teeme selle asja ise keeruliseks. Kui tegelikult kellelgi on midagi müüa, keegi tahab seda osta ja võib-olla keegi peab midagi valmistada, see ongi kõik. Aga kui me läheme vaatame seda helikopterist, vaatame seda suure pildina, siis see asi muutub väga lihtsaks. Helikopterist näeb muidugi ka seda, mis ümberringi on, näeb teisi ettevõtteid ja nii edasi, annab nii-öelda lisaperspektiivi. Well, from the helicopter you can see the surroundings as well, so that means you can see the other companies, what they are doing, and gives you additional perspective. Absolutely. And you can see over the horizon. Ja te näete ka üle horisondi, te saate planeerida seda, kuhu te kavatsete edasi minna ja igat sammu saab siis kaardistada. Juhid, mis on täna peamised vead, mida teevad ettevõtete juhid ja me peame silmas just kriisitingimustes? What do you think are the main mistakes the company leaders, the heads of the companies are making at this point of time, especially considering the crisis? I'm finding a number of companies that are saying ma leian, et väga palju firmasid, mis ütlevad, et majanduslanguse ajal me peaksime hoidma lihtsalt vaikselt ennast paigal, kuni see asi mööda läheb. Ma ei usu, et see on õige asi. Sest iga firma ja iga organisatsioon peab olema väljas ja otsima uusi võimalusi. Me peaks leidma uusi kliente ja tegema tööd 2 korda rohkem, kui nad tegid varem. Sest need ettevõtted, mis suudavad oma tegevust korraldada praegusel hetkel, on kindlasti tulevikus palju edukamad, kui majanduslangus lõpeb. Öeldakse, et majanduslanguses on väga palju võimalusi, et see on see nii-öelda võimaluste aeg. Aga seda võimalust on sellel hetkel päris raske näha, kui ikkagi kõigil on suhteliselt keeruline ja kui ütleme, kas või need samad ettevõtted, nad üritavad küll leida neid uusi kliente, aga neid justkui ei ole kusagil. Kuidas siis hakkama saada? Well, people say that the recession time is in a way good because it gives you many opportunities. So it is in a way a time of opportunities. But at the same time, the times are hard and it's hard to find new clients if there seem to be no clients. So how can people manage in this time? I think it's about focus. Ma arvan, et see puudutab fookust, sest tavapäraselt majanduslanguse jooksul siis me näeme, et näiteks meelelahutusvaldkonnas on see ülemine ja alumine ots turus, nemad saavad hakkama keskel ei tohi olla. Kuid üldiselt Euroopas odavad hotellid on väga edukad, nad ei suuda piisavalt kiiresti uusi hotelle ehitada ja kõrge kvaliteediga hotellid, nemad tulevad hästi toime, keskel ei tohi olla. Need on need inimesed, kellele tuleb müüa. Samamoodi näiteks, kui me vaatame supermarketid. Lidl ja Audi ja Saksamaal on 40% kasvust, et neile tuleb müüa. Ärge müüge teistele, kellel paraku hästi ei lähe. Need võimalusi on igal pool. Te olete küll majanduskonsultant, aga ikkagi ma arvan, et te võiksite anda meile nõu ka riigiasjus. Meil on üks negatiivne lisaeelarve juba olnud, kohe tuleb siin teine kärbe. Millised nõud annaksite näiteks meie rahandusministrile, meie peaministrile sellises väga-väga keerulises majanduslikus olukorras?
Well, you are a business consultant, but maybe we can also consult you on the affairs of state, because we've already had one negative supplementary budget, and there is another one coming up with extra budgetary cuts. So what kind of advice you can give to our Prime Minister or perhaps our Minister of Finance? I'm not sure I'm qualified to get involved in politics. Ma ei ole kindel, et ma olen piisavalt kvalifitseeritud poliitikaga tegelemiseks. I may be an expert on business, and as far as business is concerned, you've got to look for the opportunities. Seal tuleb leida võimalusi, kuid riigi asjad, ma arvan, et riiki juhivad hoopis teistsugused suunad. Öeldakse, et inimesed on kõige olulisem ressurss. Majanduslanguse puhul kipub see tõde meelest ära minema ja koos sellega kipub kaduma ka, ütleme, organisatsioonides selline organisatsioonikultuur või see, mida me teame organisatsioonikultuuri nime all, et on see lühinägelik? Well, we know the most important thing is resource, and during the time of recession, people tend to forget that, and we're starting to lose what the organizational culture is in the company. So would you say that this is quite short-sighted? Very much so, yes. I think something that is very important is communication. Ja tõepoolest, ma usun, et üks asi, mis on väga oluline, on suhtlus. Sellisel ulasel, nagu te suhtlete inimeste firma sees ja firmast väljaspool, siis seda tuleb 3 korda rohkem teha majanduslanguse jooksul. The news that the families are getting at home often is not good news, it's bad news. See uudis, mis perekondadele kujuleb, ei ole hea uudis, see on halb uudis. Ja firmadel on ülesanne anda teada ka häid uudisi, mis toimub nende turul, millised nendele avanevad võimalused. Seda kindlasti tahaksid, et kõik oleksid selles protsessis kaasatud. Te räägite täna sellest, kuidas müüa vaatamata raskele ajale, aga samas kui kaugele selle tarbimise ja ka liigtarbimisega minna saab üle tootmine? Well, today you're going to talk about how to sell and how to manage this hard times, but at the same time, if you talk about consumption and overconsumption, can it be sometimes just too much? Well, that's a really difficult question. I think tegemist on keerulise küsimusega. Certainly, I think these days companies are getting much more socially responsible than they perhaps were in the past. Ma usun, et firmad praegusel hetkel on kindlasti ühiskondlikud märksa vastutustundlikumad kui varem. Suured organisatsioonid, nendel on oma poliitika, CRM-poliitika, mis puudutab firma sotsiaalset vastutust, ja enamus püüavad teha kõik, mida nad suudavad, ja võib-olla see ei ole samamoodi, kui see oli 15 või 20 aastat tagasi, kus lihtsalt suruti müüki ja mingi muu asi ei olnud oluline. Kuid organisatsioonid praegusel hetkel peavad olema märksa vastutustundlikumad ja nad seda ka on, mis puudutab ressursside kasutamist. Meil on siin erinevate prognooside kohaselt septembriks umbes 100 000 töötut, mis on Eesti kohta väga suur arv. Mida te soovitate neile inimestele? Kas peaks alustama näiteks ettevõtlusega? Peaks otsima mingisuguseid ettevõtluse kohti või millisel juhul tasub üldse alustada? Well, there is a forecast that by September we'll have about 100,000 people unemployed, which is a huge figure for Estonia. So what would you recommend for these people? Would it make sense to start up your own businesses or look for opportunities such as these? What they should do? I guess the first thing to say is that Tallinn City Enterprise ma arvan, et üks asi, mida me võiksime öelda, on see Tallinna ettevõtlusamet on olnud väga tubli ja kutsunud minusuguseid inimesi, et me annaksime nõu paljudele firmadele, sest minu arvates on väga palju võimalusi ekspordiks just. Ja ma ei räägi siin Soomest ega Rootsist, vaid mõtlen just märksa kaugemad maid. Ma näen, et siin Eestis on suurepäraseid firmasid, meil on fantastilisi tooteid ja teenuseid ja maailm peaks ostma neid tooteid ja teenuseid. And those are one of the ways by which siin ongi mõningad variandid, kuidas töötute arvu võib vähendada, sest firma on kaubanduses edukas. Vaatame ajaloo peale, siis erinevad riigid, mis on olnud edukad, on olnud just kaubavahetusega tegelevad riigid, kes suhtlevad teiste riikidega üle mere. Kuid ma tahaksin öelda ka seda, et kui me vaatame kõiki tippettevõtteid maailmas, sest nemad on alati alustanud oma tegevust majanduslanguse jooksul ja nüüd ongi see aeg, kui te mõtlete selle peale, et oma ettevõtet ise alustada, tehke seda siis, nagu tegi Bill Gates ja Richard Branson ja võib-olla siin Eestis on tulemas uus Richard Branson ja Bill Gates, kes alustavad oma tööd homme. Viimane küsimus, Roger, teie stiil on väga muljetavaldav ja mul jääb mulje teie stiilist, et teie jaoks on äritegemine fun. Te olete ise olnud ka suure kompanii eesotsas, et kas äri peabki olema selline lõbu, fun, mõnu?
So, last question. I find your style quite impressive and it leaves me an impression that business for you is fun. You've been a CEO of a large company yourself. So do you think this is how it should be, that business is fun? Absolutely. If you don't enjoy, every single kui sa ei naudi igat päeva, siis minge tehke midagi muud. Ma armastan äritegevust ja see huvitab mind, ma olen väga entusiastlik ja seda ma naudingi. Ja kui teie olete äris ja teile see ei meeldi, siis minge tehke midagi muud. Suur tänu, Roger Harrop, aitäh, Karin. Täna õhtul on võimalik Eksport-Import klubis Lõõtsa tänaval kuulata Roger Harropit ka pikemalt algusega kell 6.